Kallis kogudus, täna on tegelikult väga raske üldse hakata rääkima ja ma ei tea, kas on mõtetki. Aga äkki ikkagi on. Sest need asjad, mida me oleme täna siin puutunud, nii ülistuses kui tunnistustes, kui see, millest Veiko on rääkinud, see, millest me räägime Eestimaaga seoses, on kõik tegelikult ka puudutatud selle poolt, mille Jumal mulle südamele pani. Nii et ma ikkagi võib-olla küll lühidalt räägin selle mõtte ära. Ma alustan kõigepealt küsimustega teile. Mis siis sai, kui te päästetud saite? Sellel päeval, kui te oma Jumalale oma elu üle andsite, mis teiega päriselt sündis? Vägev, miks ta vägev oli? Jumal tegi valge tee, uus loodu, ütleb keegi. Vägev, ja veel, rõõm tuli, kus taeva rõõm tuli. Ja enne me ei olnud sellist üldse kogenud. Aamen, mida veel? Muretus, keegi võttis mured ära. Südamete ja hingede kergus. Siin võib korra nii-öelda peatuda, aga endal kodus võtke võib-olla aega ja mõelge, esimene armastus, esimene tunne, mida Jumal tegi, millistes ahelatest ja vaevadest ta tegelikult meid ära päästis. See on see rõõmu sõnum, mida me kivi all hoiame või kuidagi ära peidame vahel. See rõõmu sõnum, see, millest peaks tõepoolest mägedelt alla ja katustelt hüüdma, sest see on kõikide inimeste vajadus. Kõik inimkond on patu alla maetud, selle koorma sisse haavatavaks tehtud, petetud ja tapetavaks tehtud ja meil on elu sõna antud. Kui me tulime patusest elust päris ellu, Jumala ellu, siis me pöördusime ära enese kesksusest, isekusest, Jumala teenimisele. Kõik meie laulud, mida me täna laulsime ja fantastiline ülistus, aitäh teile. Nagu laulud on ka nii teemasse, kui te pärast tagantjärgi vaatama hakkate. Kõik see, mille me kätte saime Issandas esimese hooga, on pühas vaimus olemas, kuna püha vaim on see, kelle sees on kõik, et meid vabastada, meid rahustada, meid kõrgemale tõmmata, meile näidata uut loodut. Meil on silmad, et näha asju, mida ei ole inimkätega tehtud. Meil on kõrvad, et kuulda, mis ei ole inimkõrvadesse veel tõusnud, mis on üle mõistuse, mis on raske aru mõista, aga usu läbi me teame, et see on rohkem tõde kui see, mida me praegu näeme. Sellepärast me palvetame Eestimaa eest, sellepärast me palvetame haigete eest, sellepärast me palvetame oma perekondade eest, et me teame, mida Jumal on teinud, tegemas ja et ta on sama, kes ta oli eile, see on ta täna ja see ta saab olema kuni aegade lõpuni. Tema ei muutu. Kõik ülejäänu muutub, kõik muutub. Poliitika muutub, inimesed muutuvad, tervis muutub, meie vanus muutub. Koguduste kuju ja teenimisvorm muutub. Kõik on allutatud muutumisele, välja arvatud Issanda olemus ja püha vaim meie sees. See on igavesti kallatud tema armastuse läbi meie sisse. Nii. Ma alustan ikka selle kuulsa kirjakohaga sellepärast lihtsalt, et see on see, kuhu me tahame tegelikult teema poolest jõuda. Rooma 12.2. Nüüd, vennad, kutsun ma teid üles Jumala suure halastuse pärast tooma oma ihud Jumalale elavaks, pühaks ja meelepäraseks ohvriks. See olgu meie mõistlik Jumala teenistus. Ja ärge muganduge praeguse ajaga, vaid muutuge meele uuendamise teel. Uus meel, mida sina teed, sina uuendad. Ja et te katsuksite siis läbi, mis on Jumala tahtmine, mis on hea ja meelepärane ja täiuslik. Ma loen 3. salmi ka, sest selle armu tõttu, mis mulle on antud, ütlen ma igale ühele teie seast, et ta ei mõtleks üleolevalt selle kohta, mida tuleb mõelda, vaid mõtleks nõnda, et ta saaks arukaks seda mööda, kuidas Jumal igale ühele usumõõtu on jaganud. See tähendab, et meil igal ühel on isiklik vastutus vastu võtta Jumala vaimult uusi mõtteid, uut arusaamist, ilmutust nendel mäetippudel, nagu Mooses käis. Ja oli välku ka ja pilve ja saladust ja müristas, aga sealt ta sai elusõnad. Ta tõi alla midagi, mis päästis rahvaid. Eks ju, päästis meid kokkuvõttes. Aga ta sai seda teha ainult isiklikult. Täna mõned meist käivad mäetippudel ja me tunneme need inimesed ära kaugelt. Mõned ei oska võib-olla veel, mõned leiutavad, mõnel on esimesed sammud, täpselt nagu beebid.
Aga ma tean, et meie seas on palju seda küsimust, et kuidas mõni meist käibki mäetippudel, tundub niimoodi, et ta kõnnib nagu teises reaalsuses. Me vaatame, et ta tuleb, ta räägib Jumalaga, ta saab kogu aeg kokku, midagi sünnib. Miks minul nii ei ole? Seesama salm 2, mida ma ennem lugesin, Rooma 12:2. Ma harva seda teen, ma ise tegelikult ei loegi, aga online'is ütleb nii, et New Living Translation ütleb eesti keeles siis. Ärge järgige selle maailma käitumist ja viise, vaid laske Jumalal muuta teid uueks inimeseks. Muutes oma mõtteviisi, siis te õpite tundma, eristama Jumala tahet teie jaoks ja see on hea, meelepärane ja täiuslik. See, mis Jumalal on meie jaoks valmis, on täiuslik, hea, talle meelepärane ja meile õigetele kohtadele minev. Me oleme loodud tema parima tahte jaoks. Kuni meil on igatsus ja rahulolematus, kuni meil on seda, et me ikka veel tunneme, et midagi on viltu, nii kaua me ei ole veel tema täiuslikus tahtes. Ma arvan, ma julgen, ma usun, et isegi sellel ajal, kui kõik maailm on täies pimeduses, need kristlased, kes on õppinud olema Jumala tiivasulgede all, elavad täis rõõmus, täis ligiolus. Nad joovad allikatest, mida maailmas ei ole ja maailm vaatab ja selle tõttu küsibki, mis sinul, kuidas sa särad? Mis sul on? Mida sina jood? Kus kohas sina käid? Inimene on loodud imepäraselt. Psalmist ütleb seda, et me oleme loodud kardetavaks. Ja mina olen palju mõelnud selle peale, et mis siis on roboti ja inimese vahe. Ja kui päris aus olla, siis mulle tundub, et see on väga lihtne. Roboti osadel ei ole verevarustust. Nad ei suhtle oma vahel, muidu kui lihtsalt elektriliste mingisuguste selliste müksimistega. Tal ei ole tegelikult vaimu vastuvõtuvõimet ja see on tegelikult kõige esimene. Meil on püha vaim, kes meid juhib. AI-l, ühelgi robotil, ühelgi väga heal kompuutriprogrammil, mitte kuskilt, ükskõik kui hästi seda simuleerib, ei ole mitte kunagi ühendust päriselt Jumala vaimuga, mis on nii kõrgelt üle igasuguse loodu või kunstliku asja. Me ei pea kartma. Nagu Paulus ütleb, meie oma on kõik. Ja kõik tähendab seda, et ka need asjad, mis selle maailma peale on tulemas. AI ka, sotsiaalmeedia ka. Meie oma on tegelikult kõik, kui me läheme sinna Kristuse väes ja Kristuse meeleolus. Ja nüüd see ongi see teema, millest ma täna rääkida tahan. Kristuse tarkus on samasugune, see voolab pühast vaimust pealaest jalatalgadeni ja ta täidab need vajadused, mis on Kristuse ihus vajalikud. Üks asi, mis on sellise inimliku tarkuse ja jumaliku tarkuse vahe on, inimlik tarkus räägib sulle teadmise selliseid juppe siit ja sealt ja sa lähed ära ja sa saad aru, et need ei aita sind. Jumala tarkus koos Jumala väega ja pühas vaimus võib olla üks sõna ja muuta sind igavesti. Üks sõna võib muuta kõik. See ei anna meie mõistusele mitte mingist arusaamist, kuidas see töötab, aga see on Jumal. Ja sellest me saame aru, kui palju ta on üle igasugusest kunstlikust asjast, mida siin maailmas on. Jakobus ütleb 3. peatükis 17. salmis, aga ülalt pärinev tarkus on esmalt puhas. Siis rahumeelne, leebe, kuulekas, tulvil halastust ja häid vilju, erapooletu ja teeskluseta. Ma ei hakka küsima, kui paljud teist tunnevad ennast selles ära. Kas need on ka teie iseloomujooned? Aga mida ma kindla peale tean, on see, et maailma selline populaarne nägu ei ole sellega sarnane. Maailma viisid, need kombed ja tavad, millest me laulsime, mida me tahame ära anda, on absoluutses vastuolus sellega, mida Jumal meilt ootab. Nüüd meil igal ühel oma elus ja ka kogudusena, muideks see on alati sama, mis meil on oma elus, seda tegelikult me ka koguduse ja kogu ihuna peame harrastama, koos tegema. See, et me täna siin ülistame, on fantastiline, aga me peaksime seda ka oma vaikses kuskil oma kodus tegema, eks ju. Me peame õppima oma ülistuse muskleid arendama selliseks, et kui ma tõusen hommikul vara ja minu üle on mingi tume pilv, siis ma ülistan, kuni ma jõuan selle päikeseni.
Ma jõuan välja sinna, kus Jumal päriselt on, üle ja läbi nende pilvede. Ja ma ei jäta ennem järele, sest temal on armastus selleks päevaks. Temal on päriselt elusõnad sulle. Temal on vägi, et sa ei pea iseenese relvadega võitlema, vaid tema annab sulle ilmutuse. Nüüd need transformatsiooni kohad, ajad ja tegevused, ma lihtsalt loen 5 tükki ette. Neid on palju rohkem, aga need võivad olla sellised esmased. Mõni võib nimetada neid vaimseteks distsipliinideks, öeldakse vist nii, vaimsed harjutused, vaimsed jõuharjutused. Ja esimene ongi palve salajases paigas, seal, kus mitte keegi sind ei näe. Annad ennast Jumalale üle, eraldad ennast maailma mürast, kõikidest kohustustest. Seda ei saa iga päev võib-olla alati teha. Muidugi sa saad pisikesi, lühikesi. Aga ma ütleksin, mis on väga kasulikud ja mida paljud väga tugevad Jumala otsijad, sulased ja teenijad teevad, on nad võtavad ära nädala. Võtavad ära päevi, võtavad ära mingi suvepuhkuse ja nad leiavad endale koha, kus neid ei tülita mitte miski või nad on kellegagi, kes selles neid võib-olla samamoodi heaosadusena üles ehitab. See on erakordne luksus, aga selle järgi tuleks haarata ja neid võimalusi tekitada. Teine on igapäevane palve ja sõna meditatsioon. Sõna mediteerimine on, millest jällegi Taavet räägib väga palju. Ma võtan su sõna, ma peidan selle oma südamesse, see on mulle nagu mesi. Temas ei ole ei varju ega varjutus, temas ei ole, et ta tõmbaks sind alt, ta on nii ustav, ta jääb sinuga igavesti. Jumala sõna ei muutu. Mitte kuidagi, mitte kuidagi. Nii et selline sõna meditatsioon ja see on nüüd see, et ma vist ühe korra olen juba öelnud, et mul vahel tekib selline tunne, et me peaks rohkem rääkima aeglasest Jumala sõna söömisest kui kiirelt piibli läbilugemisest. Meil on vahel see, et mitu korda sina piibli oled läbi lugenud ja mina loen iga aasta. Ja mulle meeldib see, teeme seda ka. Aga kui on valida, siis vali aeglane lugemine. Pidev, aga aeglane. Hommikul, lõunal, õhtul. Võta kas või üks salm ja mudi seda. Keegi kunagi õpetas väga hästi, ütleb, et õpetussõnades on umbes sama palju peatükki kui päev. Eks ju, 31, jah? Et võib võtta igal, mis ma nüüd ütlesin, päeval ühe peatüki ja lugeda selle läbi ja selle peale päev läbi mediteerida Jumala ees. Meenutada, mida see rääkis. Päris hea mõte. Aga need on lihtsalt sellised ideed. Sina liigud Jumala kutsumise järgi isiklikult. Sa pead kuulma seda, millest sinul on puudus. Meie vaimsed ihud on samamoodi organismid, kus on vitamiinide puudus. Sinul võib olla teatud vitamiini puudus ja teisel on millegi muu puudus. Keegi sööb üle, keegi sööb alla. Muide, on võimalik üle ka süüa. Ajab oksele, lõpuks ei saa enam millestki aru. Asjal peab olema tegu ja teooria. Tegu ja teooria. Vaimus toitumine, patareide laadimine, aga siis ka väljaandmine. Mis sa seal, eks ju, täpselt nagu jõgi või järv. Sul peab olema väljund, muidu sinust ei saa tervet kristlast. Paast üle pea kaela. Piibel räägib eelkõige söögipaastust ja see on eriti oluline. Mina siia detailidesse ei lähe täna, aga mõte on, mis iganes on sulle, mis sind võtab sinu sellisest tundlikkusest välja. Ja täna ma mingil hetkel räägin natukene rohkem meediast ka, sest meedia tänapäeval on üks koht võib-olla, kus me lihtsalt kaome ära surts ja siis me oleme tundide pärast tagasi ja me ei ole üldse seal, kus me alustasime, eks ju. Et paastu kas mingisugustest, ka sõnavarast. Õpi kasutama õigeid sõnu. Õpi suunama oma keelt. Õpi mõtlema Jumala mõtteid. Paastu oma sellisest, öeldakse, tühisest kõnest, tühisest olemisviisist, isegi tühisest suhetest, tühisest tegevustest. Seesama, me tavad ja viisid, millest me laulsime. Ma annan nad sulle ära, sest ma tahan rohkem Jeesust, vähem mind. Andestamine. Me tegime isegi seda täna siin. Ja need asjad, muideks, kõik need on pidevad kogu aeg, see on nagu hügieen. See ei ole niimoodi, et ükskord ma andestasin kõigile ja rohkem mul ei ole vaja. Ei, andestamine peab olema meie sisemine südameasend. Kui mina tahan, et Jeesus andestaks mulle kõik, mida mina teen siiani veel, siis on minu ülesanne tema armu anda edasi tasuta kõigile. Kui mina muutun piduriks, siis ta ütleb, aga võib-olla sa maksad siis mulle ka tagasi, mis sa mulle võlgu oled. Mäletate seda? Et see ei ole hea koht olla. Meil on väga arukas olla hästi pehme südamelised teineteise kohta, teineteise suunas.
Ja muide, alandlikkus. Alandlikkus on õnnistuse ja mõistmise võti. Mida rohkem me ise räägime, mida rohkem me arvame, mida kindlamad me oleme, et me juba teame, seda vähem me tegelikult areneme. Nii et need on nüüd need 5, ma loen nad korra üle ka. Palve salajases paigas, pikemalt, võib-olla paastumisega ühendatud, ülitervislik, tõsine asi. Igapäevane palve ja sõnameditatsioon. Paastuajad, kindlasti söögist mingitel aegadel on väga hea, muide ka ihule, mitte ainult vaimule, aga ka muud asjad, millest sa näed, et sellel on sinu üle võim või see on hakanud sinu elu rütmi ja sinu Jumala suhet häirima. Andestamine ja alandlikkus. Mul on tegelikult 6. Isa tahtmise tegemine. Teate, see on vaata et kõige olulisem. See, kui me kuuleme ja areneme nii-öelda oma kambris, on üks asi, aga välja minemine ja päriselt rääkimine, kuulutamine, päriselt palvetamine oma kalli õe või venna eest, päriselt kuulamine ära, ilma et sa teda automaatselt oma enda tarkusega õpetama hakkad. Need on need kohad, kus Jeesus saab sinu kaudu rohkem tööd teha, kui sa ise usud. Täpselt niimoodi, nagu siin juba öeldi, et mitte sellepärast, et mina olen täiuslik, vaid sellepärast, et Jeesus minus on täiuslik. Tema on, kui ma teen talle ruumi, tema on. See muudab meid. No nii, et mõned siis on väga tugevad sellises vaimus liikumises ja vaimus püsimises ja me vahel küsime, et miks või kuidas. Ma ei tea, kui meil on midagi väga või väga hinnalist, kas või kodus, siis meil on selline sõna nagu ma hoian või pean seda kalliks, ma hoolitsen selle eest väga. Ma jälgin, et ta ei läheks halvaks või ei läheks katki. Kas pole nii? Me hoolitseme nende asjade eest, mis meile on eriti olulised. Emmedele ja issidele kindlasti laps, kui sul on väikene beebi, sa oled nagu, sul enam oma unest ei ole mitte sooja ega külma ka, peas, et see tibukene oleks kõik hästi, eks ju. Me hindame seda uut elu. Või kui kellelgi on tõepoolest mingi auto, sportauto, kellelgi on meie koguduses, keegi oma autot kummardama ei hakka, aga ütleme, et maailmas sa mõnikord näed, et no ainult video järgi, kuidas ta ainult küürib ja hüürib ja poosetab selle juures. Ta hoolitseb selle eest, sest et ta paneb sellele nii suure väärtuse. Nüüd, mis saab, kui meie oma südamele ja vaimu pitserile, mis meile anti püha vaimu läbi, paneme sellise väärtuse, mida mitte millelgi muul maailmas ei ole. See osadus, mis sinul on Jumalaga, kõige kõrgemale. Kõrgemale kui need autod, aga veel kõrgemale kui oma laps, veel kõrgemale kui oma töö, karjäär, rikkus. Kõik muutub tühiseks, kui sa tunned Jumalat, kes ta päriselt on. Meie probleem on, et me vahel ei olegi väga ligi saanud. Me ei ole usaldanud ja selle tõttu me oleme hoidnud distantsi. Aga sõna ütleb selgelt, et meil on tegemist hea isaga, kes meid ise lõi. Ise loos meid selliselt, et tema teab, kuidas meie eest hoolitseda ja mida me vajame. Mitte ainult selleks, et me ellu jääks, vaid selleks, et me kannaksime palju vilja, Jumala vilja, mitte villa, vaid vilja, Jumala auks. Sellepärast ta võtabki, seegi salm käis täna läbi, lõikab mõndasid oksi maha, et me kannaksime rohkem vilja. Kui minu aeg on läinud mingisugusele tühisele asjale või ma kogu aeg udutan mingil teemal või kukun kuskile auku, siis ta tahab mingil hetkel ütleb, Külvi, äkki sa lõikad selle ära. Mis siis saab? Mis selle aja ja energiaga saab? See hakkab kandma päris vilja. Nüüd muidugi, meil on sellega tegemist, et me ikka tahame vahel iseenda järgi elada. Kas pole? Paulus ütleb Rooma kirja 7. peatükis väga selgesti, et ega see sõda ei ole ju järgi jäänud. See sõda on meil hommikuti kontides ikka ja lõunal ka, igal ajal. Et mida siis sellega teha? Kuidas arendada ja hoida seda osadust nüüd väärtusega, mida me oleme nagu kõige kallimaks endale teada andnud, et seda me peame kõige kallimaks. Muide, see on teadmise asi ka, sest mõni inimene ütleb, et ta on kristlane, tegeleb kõige muuga ja ta ei ole teadvustanud, et see eeldab, et sa väga hindad kõike, mida Jumal sinu ellu on andnud. Et sa hoiad sellest kinni, mida see esimene armastus sinusse tõi. Need samad asjad, mida me hüüdsime välja. Nüüd, mina vaatasin natukene kreeka keelt ka. Väga hästi ma sellest rääkida ei oska, et kuidas täpselt see kõlab, aga üks sõna on logismoi ja teine on nepsis, millest tegelikult räägib
nii vana kui uus testament, aga kreeka keel muidugi uues testamendis. Need on 2 sõna, mis väga täpselt siis kirjeldavad seda, kuidas sa hoiad oma südant või kuidas sa hoiad oma hinge. Heebrea keeles originaalis neil ei ole vahet, see on sama. See tegelikult tähendab sinu olemuse kese. Kui öeldakse süda, sinu hing, sinu emotsioonid, sinu tahe, sinu käitumisviisid, sellepärast just Rooma kiri räägib, ärge muutuge sarnaseks maailmale oma käitumis- ja mõtlemisviisides, see on seesama süda. Logismoi ongi see, mida ma mainisin, pidada kalliks, väärtustada, hoida eriti hoolikalt. Näiteks südame puhtust. Hoia oma südant, hoia oma südame puhtust. Hoia oma siirust, ära lase sisse tulla kibedusel, haiget saamistel vormistada sinu uusi mõtteid, sind araks teha. Hoia oma siirust ka siis, kui keegi ütleb, sa oled täitsa naiivne. Ma valin olla naiivne. Ma valin olla naiivne Kristuse nimel. Kui see on, mida Jumala sõna ütleb, siis kutsuge mind naiivseks. Et ma olen valmis valima Kristuse isegi siis, kui maailm paneb sellele mingisuguse hullu sildi. Kui mina ütlen, et Jumala armastuse väljendus on see, et me nii ei ela ja nii elame, ja kui keegi ütleb, et see on lühinägelik, siis ma olen nende silmis lühinägelik ja see ei liiguta mind. See on mulle auks. See on mulle auks, sest ma valin, kui see on piibellik, siin peab ettevaatlik olema, ärme ise reegleid tee, mida me ütleme, et Jumal kindlasti nii tahab ja siis saame peksa. Peetrus ütleb ka, ärge oma rumaluse pärast peksa saage ikka, et vähemalt valige mille eest. Eks ju. Ja püha vaimu innukust, see, et teie julgus oleks kogu aeg käibel. Just see sama, et sa lähed taksosse ja sa ütled, kas sina juba tunned Jeesust, see on nii ebaeestlaslik. Aga kujutage ette, kui püha vaim paneb meie tule niimoodi põlema, et me ei kujuta ette, et ükski taksojuht meist läheks mööda, ilma et nad kuuleksid meie käest Jumalast. Amen. Amen. See on, mida me palume, aga meie oleme ju need, kes pidid muutuma. Meie pidime muutuma. Selleks, et Eestimaal kõik need asjad, mida me siin lipuga palvetame ja mida me palveülistuskoosolekutel ja suurtel kogunemis, me palvetame tegelikult seda, Jumal hakka mind kasutama selleks, et need asjad saaksid sündida. Aga see tähendab seda, et me peame väärtustama neid iseloomujooni, mis meile on pühavaimu läbi sisse kallatud, sest et tema on meie mootor, tema on meie dünamo. Tema on see, kes on tegev meie läbi. Tema on see, kes teeb, et me tahame. Kui sa ei taha, ole aus ja ütle Jumalale, teed ma tahan. Teed ma tahan. Teine on nepsis ja see on olla valvel. See tähendab seda, et sa tunned kaugelt ära valed ideed. Kaugelt ära, kui vaenlane hakkab ussitama. Kui vaenlane hakkab mingisuguseid skeeme tekitama, sa ütled kaugelt juba ära, ma tean, mis see on. See ei ole Jumala keel, see ei ole Jumala meel, see ei ole Jumala muster, see ei ole Jumala hääl, see ei ole Jumala alandlikkus. Me näeme muide ka kristlikus maailmas vahel mitte Jumala teid. Mõni kuulus ütlustaja röögib ja kisab ja põhimõtteliselt sõimab oma kogudust. Mina ei ole kohtumõistja, aga ma tean, et Jumal minuga niimoodi otseselt ei räägi. Mina tean, et Jumal annab alati mulle välja pääsu ja ütleb, et ei, ta ei kutsu mind lolliks, aga ta ütleb, saa targaks. Selles on vahe. Selles on vahe. Nii et nepsis on siis olla valvel, mis tähendab ka muideks oma kodu ja koguduse atmosfääri valvamist. Kui me märkame, et meil tekib mingisugune, ma ei tea, me hakkame mingisugust näiteks teenistust rohkem ülistama ja oluliseks pidama kui näiteks teist teenistust. Ma toon lihtsa näite, laste või vanurite teenistus võib vahel olla hoopis teises varjus kui see, kui ülistus. Loomulik ka, eks ju, mis sinna ekraanile jääb, mis väljapoolt paistab. Aga teisest küljest lapsed ja vanurid on see, mille peale Jumala silm vaatab ja kui me nemad ära unustame, siis meil läheb Jumalaga pistmiseks. Jumala silmad on mujal kui meie kaamerad. Eks ju, et ärme ära unusta. Valvame oma südant, valvame oma suhtumisi, valvame oma suhtlemisi ja loomulikult ka olla valvel, et sa rumalasse olukorda ei jää. Huvitav salm, ma ei vaadanud seda tänaseks, aga ütleb, et vaadake, et te isegi selliseid asju ei tee, mis jätavad patu mulje. Kas keegi teab, kus selline koht on? Kuidas? Korintlaste kirjas. Kodutöö, jah? Vaatake kodus järgi. Kuskil ütleb, et isegi selline, kus võib mulje jääda, et ei ole pühad, selliseid asju ärge tehke.
Lihtsalt lõpetage mängimine, sellepärast, et me oleme püha rahvas, me oleme see preesterkond, kellele on püha vaim välja kallatud ja me peame teda esindama selliselt, et teda ei mõnitataks. Et meie kogudusi, meie kristlaskonda, meie usku ei mõnitataks. Selleks, seda me hoolime, sellest me hoolitseme. Mitte, et me kummardaksime teatud pastoreid või teatud kogudusi, vaid Kristuse nimi, kes on koguduse pea, on nii püha, et me ei tohi lollitada. Nüüd üks huvitav piibellik idee, ma kohe jõuan selle siis meediani ka. Piibellik idee on see, et mida või keda sa pidevalt jälgid, selle sarnaseks sa saad. Mõned näited. Mooses tõstis üles Mao, see on Jeesuse sümbol, inimesed hakkasid terveks saama. See on Jeesuse sümbol, see on 4. Mooses 21. Uues testamendis on samuti räägib 2. Korintuse 3.18 ja see on nüüd üks minu isiklikult lemmikuid salme, kus ütleb, et kui me teda vaatame ilma loorita või ilma vahekatteta, siis me muutume tema sarnaseks austausse. Selleks me oleme kutsutud, see on püha paik. Iga koht, mida me praegult ette lugesime, mis on head asjad teha, on selle soodustamiseks, et me näeksime Jumalat palgest palgesse. Tema sõnatundmine avab meile silmad teda näha, ka teiste inimeste ja olukordade seas. Aga tema vaimutundmine annab meile tema äratundmist. See on see, et ta koputab, ta on kogu aeg meie ligi, ta on kogu aeg meie ümber. Kas me kuuleme ja kas me läheme järgi? Nii et nüüd tuleb siis hakata mõtlema, mille peal me oma silmi ja meeli kogu aeg hoiame. Küsimus. Kas need tegevuses, milles sina oma aega nii-öelda mõnusalt vahel pikalt veedad, kas need tegevused annavad sulle sisemise rahu, toovad sulle Jumala rahu? Kui nad toovad, muideks need küsimused võivad olla ja või ei, selles mõttes, et meie hulgas on inimesi, kes täiesti hoolikalt valivad, mida nad teevad. Et selles mõttes ei ole, et kõik peavad mõtlema, et ei, mul kindlasti ei ole, vastupidi. Mul on rõõm, kui te leiate, et jaa, ma otsin neid, mis toovad mulle päriselt rahu. Teine, kas need kultiveerivad tänumeelt Jumala ja inimeste suhtes? Kas need toovad sulle sellise tänulikkuse sellest, milline su elu päriselt on, et tegelikult on ju kõik hästi. Ma ei pea kartma. Kas need innustavad sind palvetama või võtavad palveisu ära? Muide, on olemas olukordi, inimesi ja atmosfääre, kus sinu palveisu kaob ära. Mina olen pidanud sellega võitlema sellepärast lihtsalt, et ma võitlesin oma peres mingisuguse situatsiooniga, mis ei tahtnud muutuda ja hiljem, kui minult paluti samal teemal palvet, mul tekkis selline tõrge, et ma oleks tahtnud ära lihtsalt sealt toast minna. Ma olen sellest üle saanud tänu Jumalale. Aga valvata, et need asjad ei võtaks päriselt juurt, vaid et me tuleme nendest üle. Meie ülesanne on usaldada Jumalat kogu oma olemusega. Ja kas nad arendavad sinus ka kaastunnet ja häid tegusid teiste suhtes, kes on võib-olla väetimad, kellel on rohkem vajadusi. Räägime siis lastest ja noortest ja leskedest ja seal, kus Jeesus päriselt liigub, tema ütleb, mina olen seal ja minu silmad näevad, kuidas neid ka koheldakse. Nüüd, uuringud näitavad, et see, millest tänapäeval noored ja isegi täiskasvanud, isegi minu ema juba, mingil määral aega veedab sotsiaalmeedia, ei kultiveeri neid asju. Faktiliselt on öeldud, et sotsiaalmeedias osalemine pikalt tõstab stressi, rahulolematust ja viha, ärritab. Et see normaliseerib ebanormaalsust ja ebamoraalsust. Normaliseerib asju, mille peale meie silmadega kõrvad ei peaks mitte kunagi minemagi. Tekitab ka kadestust. Sellepärast, et kui sa vaatad neid ridasid, kust tulevad kõikide teiste ilusad elud, kuskil Itaalias, kogu aeg rannas keegi teine on ja sina ei ole võib-olla mitte kunagi Itaaliast unistanudki, siis sul tekib see võrdlus, aga piibel ütleb konkreetselt, ära sina himusta. Ära sina ole tänulik selles, milles sinu viljakandmise maastik on, eks ju. Mis seal veel juhtub, on see, et arvamused ja kriitika ja äkilised ütlemised saavad palju suurema populaarsuse kui heldus, õrnus, andestus. Kui sa tahad kõva tegija olla sotsiaalmeedias, siis üldjuhul sa pead olema kõige käredam, kõige mürisem ja kõige terava ja mürgisem.
kommentaarid, mis on lõputud, kus sa lihtsalt rullid, ma olen ise ka seda teinud, kui ma olen väsinud voodis ja mul mingis ja rullid ja lõpuks on selline tunne, et ma ei mäleta, mis mu nimi ka on. Lõpuks sellised kommentaarid soosivad pinnapealset mõtlemist. Ma hüppan iga 5 sekundi tagant või 3 sekundi tagant millelegi muule. See, mina ei ole asjatundja, aga kui teid huvitab, õppige, uurige ja muide selleks on väga hea vahend üldse siis näiteks veeb. Veeb on väga hea vahend õppimiseks, Jumala sõna kuulutamiseks, päris asjade ja tõe rääkimiseks. See on vahend, mis läheb mõlemat pidi. Ja sina lihtsalt vali, kummale poole sina liigud, mida sina sellega ette võtad. See on Jumala kingitus meile ka, Jumala rahvale tänasel päeval. Aga kui see tekitab sinust seda, et sul võtab see aju ära ja vaimutunnetuse ära ja enesekindluse ära, sa muutud araks, sa sellepärast võib-olla ei tee enam taksos suud lahti, et sulle tundub, et kogu maailm vihkab kristlasi ja see ei ole üldse võimalik, et Jumala sõna seda inimest puudutab. Ma kahtlustan, et see on, miks me paljus ei räägi. Me kardame reaktsiooni. Aga mis siis saab, kui sa oled täidetud püha vaimu ja Jumala rahva tunnistustega ja sa kuuled, kuidas Jumal päriselt näiteks noorte seas liigub ja sul tekib hasart. Kellele veel? Mul on Ameerikas üks sõbranna, kes igal hommikul enne väljaminekut ütleb, Jumal saada mu teele inimesi. Nii et ta võtabki, et see, kes tema tee peale ette jääb, see ongi selleks, et ta peab kuulutama. Väga lihtne. Et sa võid ka sellise palve teha ja lihtsalt usaldada, et see, mida sa oled palunud, selle sa saad, sest Jumala sõna ütleb, et kui teie maised isad annavad häid ande, kui palju rohkem annab tema siis sulle. Ta annab sulle võimaluse ennast arendada. Reaktsioon asendab hoolika mõtlemise. Muide, mõtlemise oskus on üks asi, mida tuleb meil õppima hakata ja treenima. See hakkab kaduma muidu. Meid just nimelt vormitakse mõtlema teatud viisil, kus on nii palju vigu sees, aga keegi ei peatu, et mõtelda, kus see viga oli. Sloganid, kiired, kerged, piltidega, valed tähendused. Pettus on piibellik sõna, mis ütleb, et see haarab üle terve maailma viimastel päevadel. Suur pettus. Ei ole vist vaja olla tähetark siin ega keegi ilmutustki saada, et saada aru, et sotsiaalmeedia on selle ülimootor ja nagu pihustaja. Kui me kõik hakkame ühtemoodi mõtlema, nii nagu sotsiaalmeedia seda meile pakub, siis ei ole kristlus enam kristlus. Me peame suutma paastuda sellest ennast välja nii kaua, kuni me läheme sinna sisse selleks, et seda kasutada vahendina. Ja see peab olema kogu aeg. See peab olema kogu aeg. Mina ei ütle ja ma ei usu, et peaksime olema mungad. Et me läheme ära sellest maailmast, kuna maailm on nii kurb ja nii metsas. Ma usun, et Jumal ootab hasardiga, kes veel jookseb koos minuga. Mul on palju vilja sisse tuua. Mäletate, kuidas ta räägib, viimastel päevadel tuleb, viljapead on valged. Ta ootab, kes ainult tuleb põldudele seda vilja korjama. Hasardiga, seda on vaja. Nii et me peaksime selle kelgu peale teatud mõttes hüppama lihtsalt teades ja me juba näeme seda ju, et rahvas on näljasem kui kunagi varem. Meil ei ole mitte midagi karta. Kui selleni nüüd välja minna, siis üks asi, mida Jumala sõna ütleb, ära karda. Mina olen sinuga kuni viimaste päevadeni. Tema on meie ka ja tema teeb sulle teed ette, millest sina kõnnid. Mitte midagi ei ole karta. Ilmutuse raamat ütleb üldse sellist asja. 18. peatükis ja 4. salmis. Ma kuulsin teist häält taevast hüüdvat, tulge temast välja, mu rahvas, et ei saaks tema pattude osaliseks, ning et ei kannaks midagi tema nuhtlustest. Lõika oma süda välja, purusta need ahelad, tõuse välja, ela Jumalale, teeme seda, mida need laulud ütlesid ja päriselt muutume kogu oma südame olemise ja vaimu poolest, et siis minna maailma ja puudutada selle valguse ja selle väega Jumala või tähendab inimesi, mille Jumal on meisse püha vaimu läbi pimedas kambris, mäetipul, võib-olla mehega vesteldes, võib-olla lastega suheldes, kallab. Parandage meelt, sest Jumala riik on lähedal. Mida see tähendab on see, mitte keegi meist ei ole täiusliku meelega täna. Kogu aeg on meil midagi parandada, aga parandagem siis. Sest vahel jääb selline mulje ka, et kuna me oleme päästetud, siis meil pole enam midagi parandada, aga see on pettus. Jumala sõna konkreetselt räägib, hoidkem südamed puhtad ja hoidkem puhtad ja kui te saate mustaks, siis tunnistage teineteisele oma patud ja Jumal on ustav.
Ja see on hügieen, see meie vaimulik hügieen. See on, kuidas sa näed mõndasid inimesi säramas taevas, otse kui tähti. Sa küsid, kuidas? See on, ja sina oled kutsutud sellesse ellu, et sa särad nagu taeva täht pimeduses. Tule välja Babylonist, mitte ilmamaalt kogunisti, vaid tule välja nendest vaimsustest ja mõtte- ja käitumismudelitest ja uskumustest, mis on graveeritud inimeste sisse otse, kui see oleks tõde. Ja ometi ei ole mis on täielikus vastuolus Jumalaga. Raiume need ahelad pooleks, muudame selle. Nüüd, kui te veel lubate, ma tean küll, et väga vähe on. Üks huvitav lugu on, ma vaatasin, nagu te juba aru saate, natukene mingisuguseid allikaid ka vanematest kirikuisadest ja nii edasi. Tuli välja, et askeedid vaatavad üldse selle järgi, milline on sinu vaimu vabadus. Sellest nad saavad aru, kui hästi sa Jumalat tunned. Mida kangekaelsem, mida tähenärijam, mida keerukam isiksus sa oled, kelle ümber peab igaüks tantsima, seda vähem sa tunned Jumalat. Kas pole huvitav? Mulle tundub, et see on tõsi. Need inimesed, kes Jumalaga väga pikalt aega veedavad. Ja täna me võime mainida Rein Uuemõisa. Kallis vennas, kelle nägu kiirgas minu arust viimastel päevadel, täiesti kiirgas, ootas Jumala ligiolu, kes ainult rääkis armastusest oma viimastel kuudel ja päevadel. Ja kes ei tahtnud kellelegi komistuseks olla ja kes ei olnud kellelegi ettekirjutusi tegev. Ja selliseid näiteid on meie Eestimaal veel. Ärgem arvakem, et mida rohkem mina tean, mis pikkusega juuksed peavad kellelgi olema või kas make-upi tohib nii või naa palju olema, et see on meile hea. See on see, mida variserid teevad. Nad lõikavad inimesi välja välise ilme ja välise olemise pärast ja ei näe, mida Jumal tahab nende südames teha. Nad on valmis beebi välja viskama selle pärast, et oli vale värvi kleit. 1. Korintuse 6.12 ütleb, mulle on kõik lubatud, siiski kõigest ei ole kasu. Ja mulle on kõik lubatud, siiski miski ärgu saagu meelevalda teie üle. Ja see mitte kasu tähendab, see ei too esile head vilja. Mäletate, viljapuud, kes me oleme, kandkem head vilja, me oleme kutsutud hea vilja kandmiseks. Nii et kas on midagi, mis on röövimas sinu mõttevabadust, sinu hingevabadust, sinu rõõmu, sinu südame usaldust Jumala vastu, siirust koguduses ja ka koguduste vaheliselt oma vendade ja õdedega, kes võib-olla näevad mingisuguseid teemasid hoopis teises valguses, muideks, see on kõik väga hea. Meil on mõtet õppida teineteiselt, kui ei ole tegemist loomulikult evangeeliumi keskse 5-6 punktiga, mida piibel konkreetselt välis mainitakse. Nii et üritame võib-olla seda müra vähendada ja südant Jumala poole panna, otse kui see raadiokanal, järjest rohkem, sest ta täidab tühjad karikad ülevoolavalt. Tühjendada iseennast ja vastu võtta, mis temal on anda. Tühjendada, teate, minul küll tekib palju ideid ja mõtteid ja soovitusi ja arvamusi. Aga kui lähed Jumala ette, siis sa saad aru, et see kõik on tühine. See, mis toob päriselt elu ja mis on oluline ja mis paneb meil endale elu maitse suhu, on midagi hoopis muud. Ja selle kätte saamine on väga oluline. Nagu ma ütlesin, kui me oleme täis, siis mingem meediasse, tehkem podcast'e, raadiosaateid, telet, kandkem üle Jumala sõna asju, ise oleme kuulnud, kuidas evangeelium levib. Ja kes teab, kui pikalt seda aega ongi? Eks ole ju, nagu me teame, mõnel maal ei ole seda võimalust enam. Kasutagem aega kalliks, peame seda väga kalliks. Praegu on aeg tõsiselt tõsta häält ja mitte vaadata, nagu pastor Mart Metsala ütleb, ärme vaata oma naba. See ei ole nii põnev. Tegelikult palju põnevamad asjad toimuvad Jumala kuningriigis, Jumala vaimu läbi. Valiga ja leia oma nii-öelda Ameerikas kasutatakse sõna tribe, mulle see väga ei meeldi, aga mõistate, need inimesed, kes on sarnase kutsumisega, sarnase igatsustega, vormige palvegruppe, kus te saate palvetada teatud teemade eest, kus võib-olla teises palvegrupis ei palvetata, sest me oleme kõik kutsutud palvetama Jumala tahet maa peale. Me ei pea rääkima igaüks samu sõnu, mida keegi teine. Jumal on sulle andnud igatsused, mis tahavad tulla välja, muidu ta ei oleks neid sinusse kallanud. Igal ühel meist. Alaväärsus selles mõttes on kuradi relv, et ta paneb tähelepanu sulle. Mis ajast pani Jeesus tähelepanu sellele, kui vägevad meie oleme? Selle järgi on väga lihtne kohe, võt see sõna, skeem.
kui hakatakse sinu isikut sellisel kombel, kui sa oled oma meele ära parandanud, sinule ei ole enam hukkamõistu. Sul ei ole hukkamõistu, mine julgesti. Ja ilma armastuseta ei ole ükski tegu päriselt hea. Me võime kõike väga hästi teha. Me võime ülimalt vägevad olla igasugustes asjades. Aga kui armastus ei ole selle asja keskel, siis me oleme Jeesusest väljas ja me ei kanna head vilja. Mul on kahju öelda, mõned väga head ministrid, kes võib-olla alust või siis teenimis sellised teenijad, eks ju, on alustanud vaimus, alustanud armastusega, alustanud õrnuses ja alandlikkuses ja mitteahnuses, aga kui tuleb edu, siis minnakse vahel ahneks, vahel tugevaks, hakatakse arvama ja maad võtma nii öelda. Ja see on, millega on kurat neid saanud, et seal on meeleparanduse koht. Me peame liikuma vabaduses ja mitte arvama endast liiga palju ja mitte laskma ennast püünisesse asjade pärast, mis on tühised. Keegi ütles midagi. Las ta ütles, mu süda on Jumala ees ja ma viin Jumala ette need asjad. Ja kui keegi ütles ja see puudutab mind vaimus, siis ma lähen ja ajan asju nii inimeste kui Jumalaga. Et see on alandlikkuse päris asi. Mul on paar asja siin veel, aga ma arvan, et tegelikult sellest äkki piisab. Võib-olla ma lihtsalt lõpetuseks ütlen ja teen kodutööks teile siis, et Uues Testamendis on ka käsud. Kes on avastanud, et Uues Testament, või tähendab, kes on kuulnud, et meil pole enam mingeid käske sellepärast, et Jeesus kustutas kõik käsud? Me oleme kuulnud seda, ma tean, et me oleme. Mõni ütleb, et umbes ma olen nüüd päästetud, nüüd ei ole, nüüd ma lihtsalt, ma tean, ega need teod nii väga enam ei kaalu. Ma ei näe seda piiblis, ma ütlen hästi selgelt välja. Head teod, kui sa hakkad lugema, mine, meil on veebis võimalik panna. Mitu korda on öeldud head teod. Need on väga olulised. Pruut kohtub peigmega kleidis, mis särab ja need on pühade head teod. Puhtalt head teod. See ei tule sellest, et ma tunnen ennast orjana, vaid see tuleb sellest, et ma õitsen oma issandale. Sellepärast ma kuulutan, sellepärast ma lähen, sellepärast ma kuulutan haigetele ja vaestele ja räägin oma lastele evangeeliumi. Sellepärast, et Jumal on mulle andnud sellise anni, mida ei saa vaka alla panna. Nii et selles mõttes jälle üks püünis, mis on tahtnud meid araks teha, rääkida headest tegudest. Vastupidi, piibel räägib, tehke häid tegusid, olge julged selles ja väsimatud, sest sellele kuulub tasu. Tehke häid tegusid. Aga seal on veel, ärge muretsege, on muideks teine, nii palju ma annan ära. Vanas testamendis, vaadake palju seda Vanas testamendis on, ära karda. Ja Uues testamendis kokku. Et meil on lähme siis sellest ka läbi. Juutide sõna, mida meie tõlgime käsk. Meie silmis on see käsk, mis tähendab seda, et sa saad vastu pükse, kui sa ei tee. Aga juutidel see sõna üldse ei ole see sama sõna. See sõna on nagu juhend, eluseadus, seadus, aga eluseadus, see, kuidas kogu loodu töötab. See, kuidas kogu loodu töötab selleks, et sind õnnistada, on Jeesuse sõnades kirjas. Kui ta ütleb, õnnistatud oled sina, kes, siis see tähendab kogu loodu ja Jumal ise on selle taga, kes on selline või teistsugune. Nii et see käsk ei ole see, mis tahab sind tappa, see ei ole vaarao piits, vaid see on vastupidi. See on otse kui laps, kes võtab oma ema ja isa sõna ja jookseb kuni lõpuni, aga ta võtab taevaisa sõna ja jookseb kohtadesse, mis meil on kätte saamatud ja mis meie pähegi ei ole tõusnud. Sinna me tahame jõuda. Aamen. Kas tõuseme püsti ja teeme ühe meeleparanduse ja äkki mõtleme selle peale, või meeleparanduse, aga vähemalt ühe palve ja mõtleme selle peale ka südames, mis on need kohad, mida Jumala vaim võib-olla juba pani südamele? Kas need öised rullimised seal kuskil või mingisugused suhtlused kellegi sõbraga, kes mõnitab Jumalat mingis mõttes või sinu enda kärsituse mõne inimese suhtes või teise koguduse suhtes või ükskõik kust, et teeme veel ühe palve. Me oleme tõesti sellises heas mäetipu osaduses praegult, et Jumal kuuleb.
Isa, me ülistame sind selle eest, kes sina oled ja et sinu vaim tuli nii ligi juba täna hommikul. Me ei pidanud palju rääkimagi, kui sinu ligiolu oli niivõrd tugev ja on veel. Isa, me kiidame sind, et siin paigas, selles paigas, täna ja siin me võime muutuda sinu tunnetuse kaudu uueks looduks. Selliseks, kes on päriselt kutsutud taevas hüüdma Jumala poole au ja ülistus Jumalale, kellel ei ole mingit loori ega valesti mõistmist Jumala ja meie vahel, vaid et me oleme kogu oma hinge, oma ihu, oma vaimuga üks sinus. Jeesus, me ülistame sind, kui täna me oleme sõjatandril, kui täna meil on nooled, mis panevad meid kas edevuse või uhkuse või alaväärsuse või vastikuse või viha või igasuguste jäledustega tahetakse meid pommitada, et meil ei oleks relvad maas, vaid et me oleksime relvastatud, et me otsiksime kohta, millal neid puhastada, millal harida oma relvi, millal päriselt vaadata Jumal sinu palgesse ja öelda, kalla mind taas täis, et mul oleks mida välja viia. Jumal, et me ei oleks need, kes mõtlevad, et religioosne mingite asjade kordamine viib meid sihili. Ma arvan, et siis me oleme otse kui tabamärgid. Aga Jumal, sina oled see, kes elavalt igat ühte meist täna siin selle hääle all ka kogu aeg juhib. Oma sõnaga sa juhid meid. Sa oled meie selja taga ja sosistad meile. Näitad asju, mida ei ole võimalik teada. See on, kuidas sina oma kogudust juhid viimsetel päevadel. Ja me ülistame sind, me ülistame sind, Jeesus, selle eest. Ja me tahame ülistada sind oma eluga. Tõsta sind päriselt kõige väärtuslikumaks, kõige kõrgemaks, päriselt oma tegudega. Igal õhtul ja hommikul me valime, mis on kõige kallim, mida me teeme. Kelle poole me kõigepealt pöördume. Jumal, olgu see sulle meelepärane ja too meile tõesti ära tundmist, kus me saame muutuda. Anna meile neid paastuaegu nii meediast kui suhetest kui mürast, selleks, et me võiksime ainult sinule tundlikumaks muutuda. Ja siis tulla tagasi uue jõuga, Jeesus. Ülistus ja kiitus sulle. Ma palun tõesti, koo meid üheks, Jumal. Sina oled hea. Aamen.